Hei, tere tulemast tagasi. Tänase video teema on 10 minu lemmikut, mille ma haaran endaga kaasa järgmisesse eluaastasse. Mul on 2 päeva pärast sünnipäev, sel hetkel, kui ma seda videot filmin ja mis seal salata. On olnud aega ja ka siis seda tõesti lähenevat sündmust silmas pidades siis selline aeg või hetk, kus natuke vaadata tagasi ja tunnetada, mis on olnud, kuidas tahaks edasi, mida ma endaga haaran kaasa siis uude eluaastasse ja mille ma hea meelega jätan maha. Tänases videos keskendume positiivsele, ehk siis 10 minu lemmikut, mille haaran kindlasti endaga uude eluaastasse kaasa ja loodan südamest, et need 10 lemmikut toetavad mind ja annavad ainult särtsu juurde, et uuel eluaastal oleks kirge ägedust veel edasi minna ja toimetada ja elada, sest et elu on äge. Ma olen hetkel 33, 2 päeva pärast saan 34. Ma olen sündinud 90. aastal ja minu sünnipäev on 15. juuni. Ma olen üles kirjutanud post-itite peale oma 10. No need 10 tuli nagu 1 minutiga. Et need on need asjad, elukogemused, ütleme sellised elustiilivalikud, mis tõesti toetavad mind, mis annavad mulle väga hea enesetunde, mis toovad mind minule endale lähemale ja mis toovad mulle rõõmu. Sest et ma tunnen, et elu koosneb väikestest asjadest, väikestest imedest ja miks mitte siis jagada neid väikseid imesid, mis on mind aidanud või mis mind inspireerivad igapäevaselt ja võib-olla inspireerivad ka sind. Okei, aga alustame. Esimeseks ma olen kirjutanud ühe sõna, milleks on lõõgastus. Kui ma mainin sellist sõna nagu lõõgastus, siis mis sinul pähe kerkib? Kas kerkib see, et sa lähed kuuma vanni, loed raamatut ja jood veini? Kas su pähe kerkib pilt või mure hoopis, et sellist sõna ei ole ammu oma kehast tulnud või sellist olemist? Siis sellel 33. eluaastal ma õppisin puhkama ja lõõgastuma. Ma ei ole kindlasti ekspert sellel alal, aga ma tunnen, et see on järjest enam minu elu osa ja toetab mind igal hetkel. Ma tunnen, et tänu lõõgastumisele ja sellele, et ma võtan enda jaoks aega, et ma sean ennast prioriteediks, siis ma olen palju rõõmsam, ma olen rohkem tasakaalus, ma jõuan teha ka rohkem, sest et ma toetun sellele, et ma ei ole pidevalt stressiseisundis, ma ei ole pidevalt asjalik, ma ei ole pidevalt tubli. Et need stress, asjalik ja tubli võiks nüüd ära lahustuda. Neid on aeg-ajalt hea nagu läbi käia, sest et elu on kindlasti sinusoid, aga selle all oleks tugev alustala nimetusena lõõgastus. Nii et esimene lemmik 33. eluaastast, mida haaran endaga kaasa, on kindlasti lõõgastus. Just, ma arvan, et see algab sellisest füüsilisest ja mentaalsest lõõgastumisest. Ja kõige lihtsamini leiad sa selle üles siis, kui sa keskendud hingamisele. Ja sellele, et sa lõdvestad oma keha. Ja et sa võtad endale aega ja et sa logeled aeg-ajalt ja et sa igavled aeg-ajalt ja vaatad lihtsalt aknast välja, kuidas tuul puhub või linnuke lendab. Siis hakkame minu meelest märkama ka enda juures enda mõtteid, tundeid, emotsioone, kus me oma elus oleme, mida me oma elus tahame ja kuhu edasi. Teine lemmik. Rääkides siis lõõgastusest ja sellest, et võtta endale aega ja kogeda kuidagi ümbritsevat keskkonda ja lihtsalt olla, siis selle imelise asjaga minu meelest käib kaasas ka raamatute lugemine.
Raamatud on olnud nüüd viimased kuu, äkki 1,5 rohkem mu elus. Ma olen olnud varasemalt väga ütleme selline kirglik raamatute lugeja juba lapsepõlvest. Ma mäletan, kuidas ma lugesin neid, aga mul on nagu ikka elus on nende hooaegadega. Siis aeg-ajalt on olnud pikemad perioode, kus ma ei loe ja nüüd ma olen tagasi lugemise juures. Ma siin lehvitan ühe raamatuga, mille ma just natuke aega tagasi läbi sain. Madisoni maakonna sillad. Kes seda filmi teab Clint Eastwoodi ja Meryl Streepiga peaosas, siis soovitan lugeda. Kui sa ei tea sellest filmist midagi, soovitan lugeda niisamuti. Mõlemal juhul. No see on ülim romantika, ülim kirg, ülim armastus, mis selles raamatus on. Just mis puudutab siis mehe ja naise vahelisi tundeid. See oli üks tore romanss siia suve algusesse, mida nautida raamatu kaante vahel. Nii et raamatud on saanud minu teiseks lemmikuks, mille ma tahaksin haarata kaasa endaga 34. eluaastasse. Kolmandaks on üks minu selline sensoorne lemmik ja selleks on parfüümid. Parfüümid kui üleüldiselt sellised tujutõstjad, viimane lihv sinu olemusele, sinu outfitile, sinu välimusele, sinu enesetundele võib-olla, kui sa lähed mõnele peole, kui sa veedad või lähed lihtsalt päevale vastu. Aga üks konkreetne parfüüm, mille ma sain oma emalt jõuludeks, mis on pugenud kuhugi naha vahele. Niimoodi, et iga kord, kui ma seda peale panen, siis ma tunnen, et ma olen täpselt selline naine, nagu ma tahaksin olla. Ehk siis ta toob minus esile sellist mängulisust, flirti, sellist mahlakat sensuaalsust, naiselikkust, sügavust, sellist temperamenti võib-olla natukene, aga ka pehmust ja väga palju soojust. Selleks parfüümiks minu 33. eluaasta lemmik, mille haaran endaga kaasa, on siis Tom Fordi Black Orchid parfüüm. See on parfüümvesi. Minul on siis 50 milliliitrine pudel. No isegi see pudel on esteetiliselt imeilus. Ja see lõhn. See lõhn on esiteks väga kaua püsiv. Tõeline iludus. Selline natukene vürtsikas, soe, idamaine, kohtumas sellise sensuaalse ja seksikusega. Ma arvan, et 34. eluaasta on veel värvikam, kui seda lõhna kasutada. Number 4 lemmik. Selleks on üks juuksehooldusbränd. Lähme korraks siis ilutoodete juurde. Ma sain aastavahetuse ja uue aasta algul katsetada sellist brändi nagu Pure Shores Artisan. Eesti bränd, kes teeb siis juuksehooldustooteid, tüki šampoone ja siin on nende kevadkollektsioon mul ja neil on ka sellised ja palsamid juustele. Mis mulle nende toodete puhul niivõrd väga meeldib on see, et esiteks nad on nii puhtad ja looduslikud, et vist ei saagi olla rohkem puhtam ja looduslikum. Nad on väga innovaatilised, näiteks ütleme, kui kosmeetikatoodete puhul nii nahahooldus, šampoonid, palsamid, jumestus, kasutatakse, ütleme, toote siis säilitamiseks sünteetilisi tihti või selliseid mitte kõige, ütleme, nahasõbralikumaid või tervisesõbralikumaid säilitusaineid. Lihtsalt sellepärast, et ta ei läheks riknema. Siis mille poolest Pure Shores Artisan ka eristub just orgaanilise ja looduskosmeetika puhul on see, et nad kasutavad biokultuure kui säilitajaid, ehk siis loodus ise aitab neid tooteid säilitada. Lisaks muidugi sellele tehnoloogilisele ja puhtusele on nendel toodetel imelised lõhnapuketid. Ütleme jah, sellest parfüümist lähtudes on nüüd ka need tooted tõesti minu jaoks nagu aroomideraapia. Nad on tehtud Eestis, siin samas meie pealinnas Tallinnas ja ma ei tea, nad on lihtsalt imelised. Pure Shores Artisan, kui sa ei ole veel neid juuksehooldustooteid proovinud, siis tee seda. Sa ei kahetse, kindlasti. Number 5. Selleks on nüüd minu voodilemmik.
Minu voodilemmik juba hea mitu kuud ja selleks on siidist padjapüür. Tegelikult siidist padjapüüriga ma olen maganud juba aastaid, aga hästi tore bränd, Eesti bränd jällegi, Sleep, saatis mulle nende siis siidist padjapüüri ja see beebi on olnud üks luksuslik kaaslane igal õhtul, ööl minuga. Millised kasutegurid nahale, juustele, milline ütleme selline jällegi sensoorne, eksklusiivne, luksuslik kogemus sinu igapäevaelus, et ütleme selliste väikeste asjadega me suudame enda enesetunnet, ma ütlen, ma praegu siin silitan ja see rahustab mind juba, see juba viib mind kuhugi mujale, see on imeline. Nii et minu 6. lemmik, jah, ei 5. Nii et minu 5. lemmik on kindlasti siidist padjapüür, miks mitte siis haarata endale Sleep. Minu 6. lemmik on ilulemmikute sarjast ja sellel kevadel ja nüüd suve algusega ma olen hakanud järjest enam armuma ja armastama ja kasutama sellist ilutoodet nagu huulepliiats. Ma olen neid varasemalt ka kasutanud. Nad ei ole minu jaoks võõrad, ütleme, ilutooted, huulepliiatsid kui sellised, aga ütleme, et nüüd nad on saanud minu igapäevaseks ilutooteks, kui ma ennast üldse viitsin meikida. Ma ka täna tegin endale ühe oma lemmik huulekombo, mis on Inky Beauty Score'is osas imeliselt roheline ja super hea hinnaga ja väga kättesaadav. Esiteks, tahan jagada sulle 2 huulepliiatsit, mida ma olen nüüd viimased kevad, siin paar kuud väga-väga nautinud. Need on selliselt brändilt nagu Astra Makeup, mis on Itaalia ilubränd ja need pliiatsid ostsime endale Notino e-poest. Need mõlemad maksid umbes 2,50 €. Täiesti ajuvaba hind. Ja nende Inky Beauty Score on ilusalt roheline. Ühel vist oli 15 ja teine on nii-öelda see heledam on nende nii-öelda siis veel öko või lootuslikumast sarjast, mis oli vist 18 või 17 20. Nii et 15 ja rohkem 20 mõlematel superilus Inky Score. Ja mis nende puhul nüüd minu jaoks on see, ütleme, miks mulle just need pliiatsid väga meeldivad? Esiteks, nad on mõlemad sellised tumedamad, pruunakad nuudid. Mulle väga meeldib tekitada tumepruuniga enda huulepiirjoon tugevam ja siis kanda huule keskele kas mõnda läiget või toonitud huulepalsamit. Ma kohe lähen sinna. Need mõlemad huulepliiatsid soovitan soojalt, panen sulle lingid ka alla. Nad on nii kreemised, et nad lausa libisevad lustakalt üle huulte. Kui sa tunned, et sul, ütleme, liiga libisevad huulepliiatsid hakkavad kuidagi kiiresti ära lenduma, siis üks nipp sulle. Kanna huulepliiats huultele ja haara endale puuder, näiteks kompaktpuuder või siis tolmpuuder ja puuderda oma huulepliiats oma huulte sisse. Ehk siis sa natukene nagu kinnitad selle huulepliiatsi huule külge. Nii et need 2 huulepliiatsit on olnud super toredad. Ma panen enda siis lingid ja enda toonid sulle alla. See heledam on selline igapäevasem nuud, ta on niisugune, ütleme, rohkem ei ole nii kontrastne. Siis see tumedamas pakendis on mul päris tumepruun. Aga nad istuvad väga hästi mõlemad ja soovitan väga mõlemaid. Täna mul on tehtud selle tumedamaga, aga ma ütlen ausalt, et ta ei jää üldse nii tume ja sa saad teda natukene ka, ütleme, hajutada, kui tunned, et on nagu natukene liiga kontrastne. Aga mis mul siis üle huule pandud on lisaks sellele huulepliiatsile, mis on see teine hästi hea skoori ja siis hea hinnaga toode. Ma ei tea, kas sa arvad selle ära, kui sa oled Instagramis mind jälginud, siis sa juba tead. Aga selleks on Nivea toonitud huulepalsam ja nende Blackberry on see vist. Ja, Blackberry Shine. Esiteks, no siit juba näha, ta on selline tumedam, lillakas soojalatooniga, väga ilus, annab kerge tooni ja seda annab väga hästi ka üles ehitada, niimoodi, et sa nagu kannad teda mitu korda.
Ta on tõeliselt mõnusa lõhnaga. Inky Beauty skoor jääb siin umbes 18-20. On niisutav ja annab nii toreda tooni. On nii mugav kanda, saad teda üles ehitada, saad teha kerge tooni, sa ei pea seda kasutama huulepliiatsiga, kui sa ei taha. Kui sa tahad, ütleme, anda veel rohkem definitsiooni, et oleks rohkem nagu huulepulga moodi, siis soovitan väga teha siis piirjooned huulepliiatsiga. See on olnud mu viimase vist mingi 1,5 kuu või lausa 2 kuu lemmik huuletoode koos nende huulepliiatsitega. Aga 2 läike soovitus sulle ka, kes otsib sellist, ütleme, pruunakat nude-tooni, mis mõlema nende huulepliiatsiga väga hästi sobib. Siis minu lemmik on NYXilt nende Fat Oil ja seda just värvitoonis Status Update. See nüüd on, ta ei jää üldse huule peale nagu nii pruun, et ta jääb kergema siis katvusega, selline pool läbipaistev. Aga see, ütleme, et kui sa tahad sellist, ütleme, sellist 90ndate tumedat nude huult, siis see huuleläige on nende huulepliiatsitega super ilus. Ja kui sa tahad midagi roosakamat, sellist arbuusiroosat, säravamat, super ilus on see lumene huuleläige. See on nende Luminous Shine Hydrating and Plumping Lip Gloss. Ja see on mul värvitoonis number 5 Bright Rose. Nii et selline arbuusiroosa selle pruuniga kokku kandes on olnud ka nii särav, nii suvine ja väga äge huulelukk. Nii et need huuletooted annavad mulle iga päev rõõmu, kui ma neid kasutan. Soe soovitus. Lähme edasi 7-ga. 7-ndaks ma tahan jagada ühtesid selliseid minu igapäevast käekoti sisu selle mõttega, et mis on minu käekoti sisu lemmikud, mille osas ma tean, et nad peavad mul olema alati kaasas. Lisaks siis telefonile, rahakotile ja võtmetele. Esiteks küüneviil. See on minuga olnud aastaid juba. See on klaasist väike küüneviil ja see on alati mul rahakotis. Sest et üks asi, mida ma ei salli, on see, kui küüned kuidagi või kuskilt küünenurgast narmendab ja mul ei ole viili käepärast. Siis küüneviil on alati mu käekotis. Siis kätekreem, mul on siin üks Radissoni ühelt ööbimiselt saadud, reisilt saadud väike kätekreem, aga kätekreem alati käekotis. Huulepalsam, mis on läbipaistev, mis on lihtsalt niisutav, mul on siin üks karajama. Ja üks 4. lemmik, mida ma alati oma käekotis kannan, on muidugi peegel. Peegel on mul sellises riidest kotikeses, mille ma sain Armani meigikoolituselt ja siin on siis nende väike peegel, mida ma alati endaga kaasas kannan. Nii et ütleme, sellisesse naiseliku käekotiga uuel aastal, uuel eluaastal jäävad need 4. Küüneviil, kätekreem, huulepalsam ja peegel. 8. lemmik. 8. lemmikuks on selline ülimalt naiselik ja meie, ütleme, sellist kuutsüklit arvesse võttev lemmik. Ja selleks on minu päevade aluspüksid. Ma olen vist varasemalt jaganud ka, et mina kasutan, ütleme, neid lekkepesu või lekkekindlaid aluspükse. Ma ostsin need, kas ma mäletan õigesti, kust ma need ostsin? Ma panen sulle lingi alla, ma praegu jään, ütleme, selle vastuse võlgu, aga selliselt brändilt nagu Modibody on need. Need on super pehmed, see nii-öelda püksikute või nagu tavaosa on orgaaniline puuvill või isegi bambus oli vist, bambus. Ja siis siin keskel on nii-öelda siis lekkekindel, siin on mitu kihti, minu teada oli see minu meelest merino vill. Siin ei ole plastikut, siin ei ole mingit sellist sünteetilist materjali, et need on täiesti puhtalt orgaanilised materjalid ainult. Ja need on olnud minuga juba aastaid. Mul on vist ostetud 4 paari neid ja ma pesen neid lihtsalt 40 kraadiga siis pesumasinas. Siiani ei ole juhtunud midagi, töötavad väga hästi ja ütleme, need on kindlasti üks elustiili lemmik või ütleme selline hügieeni lemmik, mille osas ma tahan tõesti ka siin hetkel peatuda, et ka sulle jagada, et kui sa ei ole endale veel selliseid aluspükse ostnud ja sa oled naine või sul on päevad,
siis ma soovitan sul seda teha, sest et need on tõesti elu muutvad. Ja minuga olnud juba aastaid ja ma ei lähe enam tagasi. 9. lemmik on midagi sellist, mis toob sära, mis on, ütleme, sellise hindamatu väärtusega ja ajatu, eatu, lagunema, mis ei lagune, ei roosteta, ei kao, on jääv. Ja selleks on ehted. Mul on, ütleme, aja jooksul tekkinud paras kogus selliseid minu signatuurehteid, mida ma nüüd ikkagi peaaegu iga päev kannan. Siia juurde kuuluvad mu sõrmused. Selle sõrmuse kinkis mulle mu ema, nüüd siis juba 2 aastat tagasi sünnipäevaks, kui ma sain 32. Siin on minu vanaisa tehtud sõrmus, kes ei tea, ma ei ole väga vist sotsiaalmeedias rääkinud, et minu vanaisa ema poolt oli kullassepp. Ja ma arvan, et see nii-öelda ehete, ütleme, selline armastus või et ehted on mu lemmik, on ka väga palju siis pärit sellest, et minu vanaisa oli kullassepp. Ja ehete osas, ütleme see kannab mind, ma arvan, elu lõpuni, et mu vanaisa oli sellise eluala peal siis. Aga see väikese sõrmus on siis vanaisa tehtud, siis siin sõrmes ma kannan 2 sõrmust. Siin on üks laiem riba, mu isa kingitus mu emale, aga ema andis selle sõrmuse mingi hetk mulle. Ja siis siin on sellisem väiksem, natuke tahutud, et selle väiksem ostsin ma endale ise. Nii et ütleme sõrmused ja ma tahan ka korra peatuda oma kaelakettidel. Esiteks sellel pärli kaelakeel. Selle kohta vist on isegi sotsiaalmeedias mult küsitud, et kus seda saab. Ma ei tea, kus seda saab, sest et ma leidsin selle taaskasutusest. Mulle väga meeldib selle keti puhul see, et see kinnitus on, loodan, et siit on näha, see kinnitus on selline natukene vanaaegsem. Ta tuleb lahti niimoodi ja niimoodi. Et ma saaks selle nüüd tagasi jää. Ja et kinni panna, siis kõrpsab siia sisse. Et see kinnitus on natukene nagu silmakujuga ja minu jaoks teeb sellest ketist selle keti. Et ta on minu jaoks sellise vintage maiguga see pärlikaelakee. Ja ma leidsin selle kee endale vist eelmisel suvel Balti jaama turu sõbralt sõbrale poest. Ja selle ma ostsin endale 4 euroga. Ja sellest on saanud üks mu lemmikumaid, mida ma peaaegu iga päev kannan. Ja selle juures on mul tavaliselt see teine kett, kuldkett, mis mul on. Ja see on ka minu jaoks hästi suure, ütleme sellise tähtsusega just perekonnaliini pidi, sest et see on kett ja selle rippats, kus on kaksikute märk, kuulus minu vanaemale, minu emale, kes oli niisamuti kaksik. Ja ta kinkis selle enda keti siis mu ema kätte või andis selle põhimõtteliselt mu emale ja kinkis selle mulle, kui ma sündisin. Nii et ütleme esimesed vist 25 aastat, 27 aastat ma ei kandnud seda, sest et ma kandsin hõbedat. Ja nüüd ma olen kulla peal üle läinud, ja nüüd olen kandnud seda suurima uhkusega seda ketti. Et minu vanavanaema on alati minuga kaasas. Nii et ütleme sellised ehtelemmikud, lugudega ehted, mis tõesti teevad südamesti soojaks ja annavad sära, annavad rõõmu, annavad ilu minu igapäeva. 9. lemmik, ehted. Nii, ja me oleme jõudnud 10. lemmikuni. 10. lemmikuks on selline soovitus või selline hästi lihtne vist elutarkus, mida endaga siis uude eluaastas kaasa võtta ja võib-olla aitab ka sind.
Ükskõik millisel hetkel ma tunnen, et ma olen võib-olla kuhugi tupikusse jõudnud, ma olen kas väsinud, ma olen kuidagi tüdinud, ma ei tea, kuidas edasi, ma olen stressis, ma olen küsiv, ma olen ärevuses, mis iganes. Siis lihtne elutarkus, mis koosneb 5 tegevusest, mis kindlasti aitab sellest kohast edasi. Selleks on uni, trenn, dušš või vann, muusika ja hea söök, hea jook. Ehk siis selline hästi lihtne viisik, mis alati kuidagi tõstab, viib edasi, muundab energiat, laeb maha, mis on sellised põhilised vajadused ja põhilised elukvaliteedi siis vundamendid minu jaoks ka või vundamendikivid, mida oma igapäeva kindlasti haarata. Hea uni, sellest ei saa üle ka ümber, kui palju see annab nagu heaolule kaasa, enesetundele kaasa. Ma tunnen, et mu aju töötab paremini, mu keha on elujõulisem. Hea trenn, igapäevane, kas või 10 minutit, kas või väike jalutuskäik, kas või 20 minutit joogat, mis iganes, et enda keha liigutamine, venitused, mis iganes. 3. minu lemmik muidugi nendest on dušš või vann või ütleme veeprotseduurid, saunas käigud, ütleme selline veeprotseduurid just nimelt või ujumas käimine. Et need laevad nii hästi maha, panevad teevad enesetundele ainult ühe suure pai. 4. oli muusika. Muusikast on saanud tõesti üks minu igapäevane parim sõber. Jagan sulle ka, et ma ostsin endale jõuludeks vist selle JBL-i väikse klikk siis Bluetooth kõlari ja minu väikses kodus on olnud sellest küll ja veel, et mussi kuulata. Hästi mõnust on veekindel, tolmukindel, ma ei tea, mis iganes asjakindel, et saab ka randa kaasa võtta, jah, liivakindel ja mõnusalt saad näiteks oma koti külge panna. Ma ostsin Sikupilli Prismas, olid nad päris hea soodsa hinnaga ja väga hea kvaliteediga, et Spotify ja see või kõrvaklapid ja elu on juba väga ilus. Ja 5. nendest siis söök-jook. Kindlasti ütleme selline kvaliteetne, värske, vitamiinirikas, kiudainerikas, valgurikas, päris toidurikas söök ja hea jook. Siinkohal pigem vist pean silmas vett, siis sellist mineraalvett, aluselist vett, et need on need, mis tõesti aitavad. Kuulge, aga see oligi nüüd minu 10 lemmikut siis, mille ma haaran endaga siis uude eluaastasse kaasa. Aitäh sulle, siiralt aitäh sulle, et sa oled olnud minuga, et ma olen saanud jagada ja olla sinu päeva osa. Jaga mulle sina oma lemmikuid või tarkuseteri, mida sina tunned, et teevad elu rõõmsamaks, tasakaalukamaks ja õnnelikumaks. Hoidke ennast ja nautige suve ja puhake ja lõõgastuge ka. Kuulge, aga näeme järgmises videos. Tšauka! Miau!